mul on tohutult hea meel, et ma olen suutnud siis kokku ajada siia Avoid Davey pluss Aiware Experimendi, sest et kõik on nii tegusad muusikud, et kogu aeg on kõike teha ja igal pool vaja esineda. Aga kõigi Delfi ja publiku lugejate jaoks võib-olla äkki, Hando, teed otsa lahti. Miks me siin täna istume? Me istume siin sellepärast, et sel nädalal, juba neljapäeval on meil ühissuur kontsert Tartus Genialistide klubis nimega Avoid Experiment. No nii, Johannat kahjuks siin ei ole, aga naisiksus suurepärane Kristel Aaslaid. Kuule, nagu siin enne arutasime juba, et sind näeb tõepoolest igal pool ja kõik tahavad sult kogu aeg teada, kuidas sa siis nii andekas meil oled. Aga seda ma sult üldse ei hakka küsima. Vaid räägi, kuidas on siis sellises maskuliinses seltskonnas bändi teha? No mis siin halba saab olla? Ainult mega ees. Pole elagi rohkem mitte midagi öelda selle koha pealt. Poisid on nii andekad, toredad ja ilusad, siis on ju ainult lust ja rõõm teha. Kuidas sa oma energiat jaotad selles mõttes, et muusika ja näitlemise ja igasuguste muude projektide vahel? Arukalt. Jagan arukalt. No seda kindlasti. Nii, aga Mikk, mida siis peaksid kuulajad ja fännid ootama sellel Tartu kontserdil? Alustuseks on äge see, et mina mängin trummi nii Aiware Experimendiga kui ka Avoid Davey'ga, mis minu jaoks on väga äge, sellepärast et ma Avoid Davey'ga tegin juba ühe R2 laivi, mis oli mega äge. Ja siis me oleme Taaviga mu bändi teinud, me pole mingi 3 aastat nagu mänginud koos, see oli äge. Siis me teeme koos, oleme koos 2 bändiga laval, et me teeme 2 lugu, liitub Aiware Experiment Avoid Davey'ga ja 2 looks liitub Avoid Davey Aiware Experimentiga laval. Ja see tuleb kindlasti mega äge, et siis meil on siin 3 fantastilist vokalisti korraga laval, siis mina, Hando ja laula. ja veel väits üllatusi, et selline koos tegemise rõõm, et pole ammu väga näinud ega teinud ise ka sellist asja. Et ma arvan, see saab olema üliäge, et see ka lisaväärtus. No, mis on sellest visuaalsest poolest võib-olla eriti oluline, et kui Aiware Experimendi lisaks muusikale on sellel ensemblil ka väga oluline visuaalne pool, Avoid Davey'l ilmselgelt ka, aga ütle, kumb bänd rohkem mõjutab visuaalset poolt ja kumb bänd rohkem mõjutab seda helilist poolt? Me Avoidiga ei ole veel vist nii kaugele jõudnud, et meil oleks laval nii palju visuaali kaasas, me töötame sellega. Meil ei ole vist, ma ei teagi, pakku välja mingi hea idee, mida võiks sinna lavale kaasa võtta. Meil mingid mõtted nagu on, aga seni oleme suutnud kuidagi ise selle lava ära täita vähemalt nii palju, et mingi nagu show seal tundub, et nagu toimub. Aga muusikaliselt ma arvan, et me oleme täiesti võrdväärsed vastased, kui nii võib öelda. Et pakume põnevat muusikat mõlema bändi kuulajaskonnale, ma arvan, et mõlema bändi kuulajaskond kindlasti on minuga nõus, kui ma ütlen, et neile kõigile võiks meeldida mõlema bändi muusika. No, ma hoiatasin enne juba ette ka, et sa paneksid omale spikri valmis. Ma tahan kindlasti teada ja kõikidele Delfi vaatajatele edastada siis seda, et kus teid näha saab lisaks sellele Tartu kontserdile veel. Kontsert on neljapäeval, eks ju. Avoidiga on meil juulis iga laupäev on kontsertid. 4. juuli on siis Õllesummer. 11. on Pärnus sükene üritus nagu Lokomotiiv. Siis on 18. on Positiivus. Red Bulli laval siis 25. juuli on Folgi. See on väga huvitav koht, kus mängida. Ma ise olin nagu, et kes siis sellise asja välja pakkus, aga oleme seal Cheersis, võtta, mis ilmselt sobitub meie muusika võib-olla paremini ja tegelikult Viljandis on ju viimastel aastatel see perimeetrit kui sellist väga ei ole, et on see linnuse plats ja see ümbrus, kus toimuvad väga folgilikud ülesastumised, üritused, aga linna peal on väga palju teisi evente toimumas, et seal saab ka meid näha. See on tohutult tore, et te olete olnud tegelikult sõbrad kõik omavahel juba aastaid ja küll siin on tehtud igasuguseid erinevaid bände. Aga ütle mulle palun nüüd proovi tuletada Kristeli, Miku ja Taavi kohta üks hästi selline põnev fakt, mida mitte keegi siiani ei tea. No Kristeli kohta ma oskan seda öelda, et pool tundi tagasi ta pesi siin õues nõusid. Ja see oli esimene hetk, kui ma temaga kohtusin.
aga Taavi osas ma arvan, et need kõik lähevad sellesse aega, kus me kõik olime, ma ei tea, 5 aastat või 8 aastat nooremad ja siis olid Taavi vanemate kodus olid toredad nii-öelda õhtud, kus siis sai kuulatud muusikat ja räägitud kõikidest maailma asjadest ja siis need õhtud venisid tihtipeale väga pikkadeks. Ja seal on väga palju värvikaid mälestusi, mis arvatavasti, kui ma olen ürgvana ja hakkan ära surema, siis ma saan oma lastele öelda, et ärge niisuguseid asju tehke. ja osad asjad kindlasti on ka sellised, mis ma ütlen, et leidke endale, ütleks ma lastele, et leidke endale nii head sõbrad, nagu on näiteks Taavi ja Mikk ja siis teie elu on jumalast hästi.